Ken, kui sa mind närvi ajad, siis hakkad Tõnis paistab. Tõritan sulle ees. Üks käib katki. Kuidagi... Oi, vaataks see hoosla raks lilled! Sõbrad! Me otsustasime just ühe sellise põneva asja. Ma olen nii excited. Vale. Mis vale? Mis mitte meie, või mina otsustasin. Ühesõnaga, ma tahtsin minna Hyroxi võistlustele. Ja nüüd me läheme. Mitte, et me oleks Hyroxi mingit trenne väga teinud või kuidagi, aga kuna viimasel ajal reaalselt mul lihtsalt, ma ei tea nalja, nagu tuleb neid riile nii palju, need on kuidagi nii põnevad ja ma vahin neid ka ise ja ma olen nüüd paar trenni ka teinud neid harjutusi ja mul kuidagi tekkis see tung, et ma vaataks äkki, et mis võistluseid on nagu. Ja tuleb välja, et mai lõpus on Riias üks Hyroxi võistlus. Ja mis tal muud üle jääb? Ta peab tulema muga, on ju? Ma ei tea, ma olen nii excited. Seal on nagu, mitte me ei lähe nagu individuaalselt võistlema, et ongi paaris võistlus, mixed paar siis on ju, nii-öelda mees ja naine võistlevad koos, teevad siis kahe peale kõiki harjutusi ja asju. Ja ma ei tea, see tundus lihtsalt nii põnev ja siis nüüd, ma olen nii excited, ma ei tea, nüüd peab mingi räiget trenni hakkama tegema. Harjutama selleks on ju korralikult. Yeah! Be happy! Jah, ma olen. Ei, ma olen normaalne, ma rahul. Ta ei ole üldse Mingi eesmärk happy. jälle trennis. Ja, no meil on 3 kuud aega. Nii et 3 kuud, ma ei saa aru, mis nende juuste asjaga toimub. Ühesõnaga 3 kuud. Ma otsin kohe meile kõik trennid asjad välja ja hakkan mõtlema, planeerima, kuidas me neid trenni asju teeme ja ma ei tea, minu meelest on üliäge. Ma ei oska ikka olla nagu päris vist ilma eesmärgita. Ma nüüd nagu fitness challenge'is praegu ei võistle ja kuidagi ikkagi oli vaja endale midagi uut tasemel otsida ja proovime, loodame. Ja kui siin juba rääkida mingitest spordivõistlustest, siis tegelikult me otsustasime ka poolmaratoni minna jooksma. Ken on varasemalt ka käinud jooksmas, Ken on täismaratoni ka jooksnud. Mina ei ole kumbagi, ma ei ole nagu kõige suurem asi jooksutaja, aga ka selle väljakutse mõtlesin, et tavai, ma võtan endale vastu ja 9. mai on siis Tartu maastikumaraton. Nii et tegelikult veel üks siuke suur asi ja sellest nädalast mul hakkasid siis jooksutrennid. Ma kasutan ühte siukest täppi nagu Runna ja tolle abil siis too tegi mulle treeningkava, ma panin täpselt oma eesmärgid, oma praeguse taseme on ju ja nüüd täna on siis 2. märts, tänasest hakkas pihta treeningkava 10 nädalat kuni siis maratoni, nii iga nädal on 3 jooksu. Ehk siis ma hakkan samal ajal nagu maratoniks treenima ja siis tegelikult see läks ka Hyroxiks, aga kuna Hyroxis on ülipalju jooksmist ja seal on väga oluline tegelikult ka see jooksmine, siis ma arvan, et need asjad nagu toetavad üli hästi üksteist ja saabki jooksmisest tugevamaks ja jõutrenni ma teen niikuinii lihtsalt teengi siis natuke rohkem nii-öelda neid Hyroxi harjutusi. Aga ja, nii et siuke põnev sportlik uus, selliste uute aladega sportlik kevad on ees ootamas ja minu arust on väga äge, ma ise on nagu väga excited ja eks kindlasti kogu seda teekonda ma jagan ka siin ja jagan ka kindlasti Instagramis, kes võib-olla on siin vaatajad ja Instagramis mind jälgi, siis Berit Laane on Instagram mul ka ja jagan siis jah kindlasti seda ühesõnaga jagan siis kindlasti kogu seda teekonda ja treeninguid ja kõike ka. Nii et yeah. Ja ütlen muidugi seda, et ega me ei lähe nagu mingit võitu selles mõttes püüdma, aga nagu ennast ikka äge nagu endale siuke väljakutse teha ja lihtsalt vaadata, mis vormi nagu suudab siin mõne kuuga ajada. Ja pigem on see, et lihtsalt selline äge ühine eesmärk, mille poole siis koos liikuda.
rääkisime siin eelmises vlogis korra, et Ken käis üht kappi tegemas ja siin on siis näha see kapikene. Ehk siis see point on selles, et näete siit vahelt on näha, meil on see taga üks elektrikapp. Siuke, noh, ma olen korra lähemale, ta on päris nagu, kuna ta on selle kapi taga meil siin, siis ta ei ole hullu, aga tegelikult on ta nagu jah, siuke elektrikapp siin. Ja ta ei näe nagu väga viisakas välja. Kas mul on flash ees tõesti või? Vaata all nurgas. Igal juhul. Tõmbad ära, näed või? Oota. Igal juhul ja siis me siia nüüd siukse kapi tegime, et varjaks selle elektrikapi ära. Ja siia lähevad tegelikult veel need riiulid. Ehk siis elektrikapp peitu ja siis siia veel siuke natuke praktiline nurgakene, et saab need riiulikeset panna ja mingid asjad sinna peale. Nii et loodame, et näeb vähe viisakam välja. Tõesti, kas mõõdud kappisid? No, seda saab lükata. Aga jah. Kus said? No banana says Mario. Näita kotti. Näita kotti. Mustsõstrad. Mis mustsõstrad? Mustikad. Kultuurmustikad, need on mega suured. Maasikad. Ja viinamarjad sama suured nagu ploomid. Nii suured, ma ei saa aru, kuidas need banaanased. Ja maasikamoos ka. Fedlap. Miks nad Siit ka veel. Miks nad kingid sa teid? Iga torm toob endaga kaasa ka selginemise. Every storm clears the way for something new. Wow. Ei no miks nad ei peaks tooma mulle, vaata mind. Ma ei saa aru, miks sina mulle kogu aeg kingitusi ei too. Kõik teised toovad. Kogu aeg. Mis ma sain jälle free foodi. Oled ka hetk. Saaks viinamarid nii suur olla. Seda. Ära, miks see nii väärk oled? Mis see on? See on ploom reaalselt. See on mulle. Anna mul veel. No nii. Käes on reede. Ja minu arust päris naljakas see, et pühapäeval ülehomme on mul suusamaraton. Aga täna, 2 päeva varem, reedel lähen ma jooksma ja ma lühikeste käistega, sest nii soe on, 9 kraadi. Ma arvan, see võtab päris hästi kokku selle Eesti ilma. Ma tahan näha, mis seal maratonil saab. No nii, kätte on jõudnud reede, 6. märts ja meil on siis suusad, ehk siis me lähme pühapäeval Haanja suusamaratonile ja me just lasime oma suusad ilusti ära määrida, et oleks hea libisemine. Ja seda me ei tahtnud siis kodus teha, et ikka lasta proffidel mõnusad määrded peale. Ja nüüd me hakkame sõitma Tartu poole. Nii ilus, mõnus ilma lihtsalt. Ühesõnaga me hakkame sõitma Tartu poole. Täna homme siin puhkame ja pühapäeval siis maratonile 21 kiltsa. Nii, me oleme jõudnud Puhja. Ta pesi mind paadikuuris, nii et terve Puhja kuulis. Meid ootab siin kuljas ja kartulikene, Kenni emme on meile süüa teinud. Ja nii mõnus on, ma ei tea, mis sa teed. Mulle nii meeldib kuidagi praegu. Tuled nagu Puhja ja nagu puhkad. Mulle nii meeldib siin lihtsalt praegu, kuidagi Tallinnas on nii räme, vaata elu ja melu ja kõik asjad. Ja siin nagu... Sa nagu astud autost välja ja selle kohe tunned nagu aju puhkab. Jah, nagu siin ei toimu mitte midagi. Nagu siin Puhjas ei toimu mitte midagi, aga nagu see on nii hea, et siin ei toimu mitte midagi, siis siin ongi nagu rahulik. Sa ei tea, Perit, mis garaažide taga toimub. Okei, ma ei tea, mis seal garaažide taga tõesti kuskil toimub, aga põhimõtteliselt on ju siuke nii mõnus. Ja lapsed ka vaatad mingi majade vahel, seal mingi jooksid, mängisid, hüppasid batuudil, praegu kuskil õues. Üliäge nagu, lapsed viitsivad õues joosta. Aga üks halb asi siin on. No.
tuled sisse ja kohe lihtsalt. kommikarbid jah, kommikausid. Need on ohtlikud jah. Igal juhul, aga tõesti nagu lühke tunne, et lihtsalt tuled ja puhkad ja nagu, ma ei tea, nii mõnus. Ma nii ootasin seda nädalavahetust, et saaks nagu linnast, kärast eemale ja siin on rahulik. Kuulete vaikust? Isegi kubu ei tööta. Nii rahulik ja mõnus, nii et igal juhul me teeme söögi siin nüüd ka soojaks ja siis vaatame, mis meil, kas me käime Tartus veel ka. Klubisse lähme. Klubisse, me lähme kindlalt klubisse. Aga võib-olla lähme Tartus käime, vaatame natuke sõpru ka, aga veel ei tea, vaatame, kas jooksame. No tere hommikust, meil on laupäev, ärkasime mingi pool tunniks tagasi. Ma jõudsin pesus vahepeal ära käia. Eile õhtul me ei käinud ikkagi kuskil, me sõime oma kõhud põhimõtteliselt täis. Vaatasime telekat ja mingi hetk läksimegi magama ära. Mis me vaatasime telekast? Ja me vaatasime Minu kallis ema telekast ja... Mingi Eesti sari, Elisa uudis. Eesti sari jah, aga ta on tead selline, et ta on nagu alguses mul suht nagu natuke nagu ta on niisugune veits krimi on ju ja natuke siuke tead kuidagi nagu ma ei tea, ebamugav oli ausalt öeldes algul vaadata ja kuidagi selline veits siuke tunne, aga no seal räägib põhimõtteliselt mingist mõrvast ja mingi narkomaani tütre ema mingi elust on ju. Ja, aga ta nagu jutustab tegelikult seda ülipõnevalt ja see nagu story tegelikult seal on päris põnev, see läheb nagu iga osaga põnevamaks ka, et okei, mis siin juhtus, mis seal, et tegelikult oli nagu me võtsime mingi, ma ei tea, 4-5 osa isegi ära va. Need on suht lühikesed osad, selles mõttes, need on mingi tunnised osad nagu. Et, aga noh, nagu see story on jah, nagu iseenesest päris põnev, aga natuke tead selline, ma ei teagi, mitte sellise väga rõõmsa ja positiivse vibe'iga sari, vaid selline natukene võib-olla, ma ei teagi, muserdav või siuke. Sellepärast ongi veider, et on nagu narkomaani elust on nagu sarina, et seal on nagu väga palju, see ongi negatiivne ja siuke rõve ja no mõrva uuritakse selles mõttes, et ema tappis tütar tappis ema on see, mida uuritakse, nagu seda me ei tea ise ka selles mõttes, see ei ole mingi spoilimine. Samal ajal jutustatakse selle tütre nagu elustoorit, kuidas ta on nagu jõudnud selleks, et ta on nagu narkomaan. Jah. Aga jah, selline natukene veidi siuke, aga samas nagu põnev story. Vot, aga me hakkame nüüd hommikusööki sööma. Samal ajal, kui ma käisin pesus, siis kindlasti siin praemuna valmis ja võikud ja vaatame, mis täna siis seda ja tisu! Kui meie kodus kuskil eemale tripime, siis see on nagu see tavaar, mis meiega kaasa lihtsalt tuleb. Igasugused magneesiumid, mineraalaineid, vitamiin C, magneesiumikreem, kusjuures ma vist sellest olen isegi rääkinud, ehk siis neil on nagu see magneesiumist, me oleme küll rääkinud sellest, ma olen väga palju rääkinud, kuidas ma seda fänn on, aga neil on selline kreem ka, seda ma määrin endale näiteks õla peale, kuna mul on õla probleemikene, kusjuures see on päris hästi aitanud ja ühesõnaga ma võin selle kohta kunagi hiljem natuke rohkem veel tagasisidet anda, aga praegu B-vitamiinid on siin, mis siin on D-vitamiin, omega, juuste, küünte, nahavitamiin, kreatiin ja siis need Shroomwelli asjad ka, korditseps on siin, kuna homme meil on veel maraton ka, siis meil on vaja palju energiat ja vastupidavust. Nii on valgus on, siit poolt palju parem. Ühesõnaga siis homme kindlasti lähevad need ka teemaks. Nii et nii me siin reisime, kott on vitamiine ja igasuguseid pudipadi täis. Tulin nüüd MC juurde külla, kui ma siin juba... Mis sa lakitad? Saad lakki pähe või? Kui siin Lõuna-Eestis juba olla, siis tuleb ikka emmekene ka üle vaadata. On ju nii? Kuidas on hea meel mind näha, on ju? Väga hea meel. MC-l on siuksed mänguasjad siin tead pahakopp. Mõni mees närve jääb, vaata. Ken, kui sa mind närve jääd, siis saab. Prillid täies.
ei tea, nüüd on tal midagi enam öelda. Meil on laupäeva õhtukene jõudnud siin kätte ja me tulime põhjale jalutama ja sinki sööma. Me tundsime, et täna on natuke vähe valku söödud ja läksime poest, võtsime võinajatu või? seega ühesõnaga proteiini see jogurt või see shake. Ja sööme siin sinki, jalutame põhja vahel, mõnusat värsket õhku hingame veel ja homme maratonile. Ja homme maratonile. Selline mõnus, rahulik, chill aeg on siin olnud. Kell 7 ärkame ja mul 1,5 tundi peaaegu sõitu veel Haanjasse ja 10 on start. Vot nii! Hallo. Tere vanema. Külalised. Tuleme juttu puhuma. No nii, maratoni eelne hommik. Ja siin Puhja siis helitatakse ära meid. Nii puder, omlett, võileivad, kohvi, kodujuust. Nagu hotellis. No tere hommikust! Meil on pühapäev ja kell on 8 hommikul ja me hakkasime sõitma nüüd siis Haanjasse. Lähme teeme selle oma maratoni ära, millest me siin juba jõudnud oleme mitu päeva on ju. Issam, mis siin peast on. Ühesõnaga ja ilm on mega mõnus, ma ei tea, meil on väga hästi näha, kui päike paistab ja siuke väga mõnsa vaib on natuke külm või nagu paar miinuskraadi oli ka ikkagi täna hommikul, mis on nagu meie jaoks püüan positiivne. No kohal lõpeb plussiks. No võib-olla läheb, ma ei tea, aga igal juhul praegu on nagu siuke väga mõnsa vaibikene ja hakkame sõitma, meil on poolegu tund 15 sõita. Nii et jah, ma ei tea, mina olen väga positiivselt praegu meelestatud. Mina ka. Sina ka, jah? Väga hea. Magasin väga hästi olla. Jah, ma maksin tegelikult üleeile paremini, täna ma ei maga nii hästi, aga ikka okeilt ja kõhud on ilusti täis. Nii et päev võib alati. Kus me tõesti oleme? Jõudsime kohale, kus see on siin? Lähme registreerime ära. Siis lähme võtame kepi seal, Kennile. Siit rendime jah, siit. Ja muud ei olegi. Päris äge, vaata siuke suur. Ma pole kumbki kunagi käinud siin varem ausalt öeldes. Ja pole kumbki kunagi varem kuulatud tõest. Ja nüüd lähme. No ilm on ikka väga mõnus ja õnneks siin ikka lund ka on. Nii et väga äge. Väga vahva. No nii, number on meil küljes. Valma. Väga äge tegelikult siuke vibe on siin. Oota, mul on see sall. Ilm on ikka mega rahvast. Nii ja naa. 113. Peaaegu hädaabi number. Mida sa räägid? Ken kogu aeg mõnitab mind, ma ei saa aru. Mina ise arvan, mulle väga hästi. Kogu aeg naerab üle. Ma olen väga hea, ma tahan talle pähe nüüd ausalt. Okei, seda ma vist ei suuda, aga siiski. Hea küll, edu meile, väga lahe. Igal juhul väga mõnus nagu temperatuur on niimoodi, et nagu ikkagi veitsa on nagu jahe, aga tegelikult on nagu soe. Ehk siis siuke täpselt idekas nagu keha. Mul ei ole isegi vesti sellest tavast alati vestiga suusatamas, siis praegu ma isegi võtsin vesti ära. Ja saab nagu suht soojas, aga samas ikkagi korralik on ikka lumevärki ka, nii et väga mõnus. Nii, tennis paistab. Tervitan sulle ees. Üks käib katki. Ma olen viimane pingutus.
viimane pingutus. Ja mis ma öelda saan? Maratoniks seda ma küll nimetada ei saa. Täielik ellujäämine ikka. Kohutav rada. 8-aastane maraton esmakordselt vabariigikas, mis tähendab uisu, ruumikratega ja klassikatruumikratega. No nii, kohe saame teada ennast Pirita rahvast. Medalid! Jee! Ellu jäime. Näitasin ka. No nii. Jee! Ken! Juhuu! Jah. Ja nüüd on kõhud tühjad ja me tulime Võrru ränduripubime ja hakkame sööma. Jah, ja tisu! No nii, me sõidame nüüd Wagengali poole, ehk siis me tegime oma maratonikese ära, nüüd me läheme spaasse puhkama. Ja tuleb siuke natuke pikem nädalavahetusekene, ehk siis ja täna jääme veel sinna ööseks. Aga kuidas meile siis läks see maraton? Lühidalt öeldes kohutav. See oli ikka selles mõttes okei, tegelikult oli aimata, et siin ongi Haanjas mäed ja jutud, aga no tõesti oligi väga mägine, väga palju tead üles alla. Megalaskumisi oli, nagu me oleme harjunud sõitma ju mingi Tallinnas kuskil põhimõtteliselt nagu laugel teel ja nii palju mäest üles ronimist ja nii palju laskumist ja ega me ei ole neid laskumisi ju ka harjutanud, seal peab ka ikkagi väga nagu hästi kontrollima oma keha igatepidi ja no jah, ütleme nii, et see ikka võttis väga läbi. Alguses me mõtlesime ka, et me läheme nagu niimoodi, et nagu mõlemad panevad oma tempos, et ilmselt Ken siis nagu läheb lõpetab parem ära, ma jõuan järele, üks hetk. Aga me saime, aga me saime mingi hetk nagu alguses kohe aru, et see on nagu nii raske lihtsalt. Ja siis kuidagi tuli see, et okei, paneme ikkagi vist nagu koos, et äkki ikkagi koos on nagu lihtsam. Koos motiveerime üksteist ja muud palju rõõmsam sulle, kui üksi strugglida seal terve töö. Ja eks see oli ikka seal struggle vist ka nagu reaalselt. Ja me tegelikult juba esimese matsu panime tee peal ka juba mingi paarisaja meetri pärast. Sa panid käpuli ja siis ma panin su kepi otsa. See kepp oli, vaata. Ma panin sulle kepi ette. Ja siis ma nägin, Ken pani pikali. Ma kohe olin nagu päikki, ma lendan kohe otsa talle, siis ma nägin, see kepp oli seal keset teed. Ma kukkusin esimese 2 kilomeetrisega korraga 3 kordana ja päris karmis kohe nagu jää peal libised selle alla laskudes. Me ikka lendasime ja mõlemad ikka nagu, see ikka korda mööda põhimõtteliselt. Et ikka kukutud ikka sai ja mul hakkas kohe suht alguses tegelikult nagu ranne veits valutama ja siis mul hakkas hüpekad valutama, ehk siis kuidagi nagu oli ikka tunda kohe tead seda ja õlg hakkas kohe veits, ühesõnaga kõik asjad enam-vähem ikkagi hakkasid nagu kohe suht ikka tunda andma. Aga noh, mõtlesime, et okei, paneme ikka edasi ja kuidagi lasime. Ainukas, mis mul valutas, mitte isegi valutanud, vaid nagu mäest üles tulles oli nagu triits hästi palju kogu aeg mul tööd. Ja mul oli nagu tõusudes veel see hüpekas ka nagu toss on sul nagu kui nurga alla kogu aeg ja pead suruma kui üles mäest. No ongi see, et see on huvitav jah, triitsa mul ei olnud, aga jalg ei ole harjunud nagu nii palju mäest üles ronima ja vaata kogu aeg sa peadki nagu jalad nagu, kujutad ette, kuidas suusatajad ju ronivad, lähevad mäest üles niimoodi ja surud nagu jalgu keskelt kokku ja see oli nagu hüpekale väga nagu ebaloomulik asend ja tegelikult põlvedel lõpus veits hakkas. Ja laskumised olid ka ikka suht jõhkrad ja see oli igasugu kurve niimoodi, et iga kord põhimõtteliselt hoiad mingi hinge kinni ja loodad, et nagu keerad välja, see oli nagu suht ohtlikke kohti ka vahepeal, et nagu kui sa panedki otse põhimõtteliselt panedki täitsa kuskilt kraavist välja. Ja jäine oli vahepeal ja no ühesõnaga. Jäine või siuke slush, no. Jah, mõni hetk oli nagu hästi pehme just niuke täpselt nagu see jääjoogane jah, sa ütlesid vaata nagu need slushid on ju.
ja teine hetk on nagu hoopis siuke, et mingi laskumisel ja jää on, lihtsalt tunned nagu jää ongi sul jalge all on ju nagu see on nagu suust krabisid ja libiseb nagu jää peal, nagu siukest, nagu see on nagu ebameeldiv tunne. See on nagu suusatamist, asja väga kaugel, nagu siukest tava, nagu normaalset suusatamist, kuidas me oleme tavaliselt teinud. Seda oli väga vähe. Peaaegu isegi mitte üldse, ma ütleks näe. Põhimõtteliselt ongi ronist mäest üles või lasid nagu alla. Ja mis seal, ja ühe korra oli mäest üles ja üks koht oli see niimoodi, et see oli ülijäine, et sa saad mäest üles, läksid ka niimoodi, et nagu keppe põhimõtteliselt mingi toetasid jää nagu, üritasid leida nagu seda kohta, kuhu keppe nagu panna, sest seal oli nagu jää. Ja siis jah, me ikka seal tugerdsime ja enne lõppu, 2,5 kiltsa enne lõppu oli üks laskumine ja sealt tuli kurv. Ja kuigi ma nagu tegelikult enam-vähem neid nagu suudan ennast isegi enam-vähem kontrollida ja nagu pidurdada laskumistel ja kurvidel, aga seal ei saanud hakkama ja paningi põhimõtteliselt nagu välja on ju kraavi ja vastu puud ka veel, nagu mitte mingi jõhkra laatakaga, aga seal olid puud ka ja siis ma maandusingi sinna puule täitsa otsa, kuidagi täiesti risti-resti igatepidi ja siis mul läks kepp katki, ehk siis mul läks üks suusakene, see oli õnneks 2,5 kilomeetrit enne lõppu. Ehk siis palju ei olnud jäänud, aga siis ma mõtlesin küll, ma juba tegelikult ütlen ausalt, ma juba poole peal mõtlesin, et ma tahaks maha minna, kui mul oleks võimalus, kui oleks nagu, kui ta olnud niimoodi, et me teeme näiteks mingid ringe, siis ma oleks nagu reaalselt läinud võib-olla maha ära, sest ma tõesti isegi tunnen, et ma ei taha. Aga kuna see oli nagu üks suur ring kuskilt etis, et kui ma oleks tahtnud maha minna, nagu ma ei tea, mis variant mul oleks olnud, siis mingi kõndida nagu ülejäänud 10 kilomeetrit lõpuni või. Ja sa panid nagu nii välja, et sa võid nagu suusad alast ära võtma ja kraavist välja saada. Ja seal ma panin, see oli ainuke kord, kui pidin suusad ära võtma, teised nagu kukkumised sai ikkagi nagu üles sukerdatud. Ja sealt ma jah tulin, aga siis ma mõtlesin küll, et okei, kepp läks ka katki, et nagu ma ei suuda siit ilma kepita nagu panna neid üles ronimisi, et davai savi, et sealt ma karjusin ka Kenile, Ken ootas mind, et mine ees ära, et ma mõtlesin, ma kõnnin lõpuni, aga siis ikkagi Ken ootas ära mu, sest ei, tule ja siis Ken seal lõpus koos nagu tulime ja koos lämme. Koos, või seal lõpus ikkagi väga palju nagu toetas mind seal, kui ma ühe oma kepiga mingi üritasin ja siis üldse ilma keppideta ainult jalgadega ja no ikka mega nagu väga palju mäest üles minemist nagu ühe kepiga, väga see tundsid kohe, et jalg nagu väsis ka nii palju rohkem ära, sest sul ei olnud nagu lisatoetust lihtsalt ainult jalgadega. Ja mina panin ühe korra niimoodi välja, et ka jälle siuke pool kraavi, et nagu kui tulin püsti, siis libisin uuesti kohe pikali ja veel sügavamale ja üksi välja ei saanud, siis mingi mees jäi seisma ja tõmbasin välja sealt, andis kätte ja ütles, et tõmbas välja, igatahes ilma temata ma poleks välja saanud. See oli täpselt veel niimoodi, et mina olin veits eespool ja see oli niimoodi, mina panin sealt oma mäest alla ära kurvist, on ju, vastu puud sõitsin ära ja siis vaatan nagu nii kaua läheb aeg, et Kenni ei tule, on ju, et ma olen seal juba nagu jumala kaua kägaras ja siis lõpuks Ken nagu tuligi, aga tol hetkel me ei jõudnud rääkida, siis Ken juba siis on ju üritas seal nagu mind mulle mingit entusiasmi veel anda, et okei, lähme lõpuni ära paar kiltsa ja siis pärast tuligi välja, et ta oligi just enne seda kurvi, kui mina panin räigelt käpla, oli tema seal käperdanud täiega, kas ma mõtlesin, kuidas ta nii kaua tuleb sealt, et jah. See oli ikka korralik seiklus, no see nagu poleks elus, oota, ma olen nagu jooksumaratone teinud ja ma ütlesin nagu kergem või raskem oli, aga see oli nii, ma nagu ikka nagu võrdlesin nagu eelnevate kogemustega seda nagu, et aga see oli täiesti teistmoodi, no see oli rohkem ellujäämine kui nagu suusatamine. See oli ikka jah, puhas tahtejõud ja puhas nagu lihtsalt pean lõpuni tulema. Lihtsalt tule nagu läbi, ega seal ei olnud väga variantega. Sest no tõesti see oli siuke suur ring. Seal üleval, vaata Munamäe juures käisime. See Munarestos sõitsime seal mööda või noh suusatasime. Ma kellegi hoovis või? Algul ma vaatasin jah mingit, kas ma sõidame kellegi hoovist läbi, siis vaatame nagu tegelikult tundub vist viisaka majas, vaata maha see on hoopis see suure Munaresto või mis ta on. Ehk siis ütlen ausalt, algajale kindlasti ei soovita, vähemalt esimeseks maratoniks see kindlasti ei ole hea mõte, aga... Ja märtsikuus ka, kui see +8 kraadi väljas ja siuke väga tehis radana. Aga no kuna me mõtlesime, et oli see jutt jäi, et teeks suusamaratoni ära, siis mõtlesime, et tavai ikka lähme teeme, nii et selles mõttes nagu üli hea tunne, et nagu tehtud tavai, meil on see suusamaraton kirjas, aga jah, ega seal midagi nauditavat olnud. Jah, suusaaeg on läbi, ma ei pea muretsema sellepärast, et või noh, ma ei pea hakka mõtlema, et kas ma endale nüüd uued kepid lähen ostan, on ju, sest et las need olla. Suusatamisega on selleks aastaks kõik. Ja nüüd võib kevad tulla. Nüüd ma juba ootan. Tavai, andke see ilus ilm mulle ja naudime kevadet ja sai nagu see talvehooaeg purki selle maratoniga. Ja.
vot . olgu , Maximasse . jah , me läheme nüüd poodi . jõuame kohale , me käisime siin viimati suvel ju . kui Paps ja Sille abiellusid siin ja siuke mustad meil kõik klaasid on , aga ilmus ilm on ka täiega lihtsalt siis kuidagi . oi , vaata kus see Hoosler raks lilled . Nad on feigid küll , aga nii ilusalt ja see ikka . vaatasin puud sädelevad ja siit teine läbi kõik valgused ja kaunistused ja väga ilus ja mõnus . oi , vot siin saab tõesti täna puhata . no mis pidu seal käib ? kosmoses . vinge värk siin ikka noh . siin on meil planeedikesed kõik ja puha . see on ikka aasta ringi mingi näitus või noh , midagi kell . Paabulinnu suled või , kuidas seda öeldakse , majake ja väga cute . väga lahe on siin jalutada , vaadata ümberringi . nii ilus , tuled . tõllake võiks ka põleda jah . ilus . kingi mulle ka üks . võta , see on ikka nii romantiline , uskumatu . vaata ikka 3 naist on ilusti on ju siin rooside juures , mehed lähevad kaarega mööda ja naised jäävad ikka imetlema . on ikka ilusad lilled tõesti noh . no nii , mis meil on siin , uhhaasupike , mekka ära . kuum või ? see on mingi sibulat ainult . võta ikka leemt ka . ja kala ja . no . vanemad on paremini . paremini . meie ootame . söö saia . mina võin . saiasöödik . minul on pardi rintsis seena risottoga . naistel on kõigil samad road . seal on beige maks . siin on hirveliha ja bataadid võib ka siia samma panna . jah , las nad olla , vahet ei ole . aitäh . ja mis liha seal veel on ? hirve või ? see on , ütleb , et näeb välja nagu lammas , aga tegelikult on siga . siga ikka . aitäh . ja tisu . aitäh . küll päeva esimesed lilled . mina sain lilled . esimesed lilled või ? mul on lilled . mis juhtus? ei no meil oli vana äratus koos ja kõik jutud . Võta minu omad ka, ma sain juba kohe. Nii, meil on kätte esmaspäeva hommik ja me hakkame nüüd Wagenkellist ära sõitma. Ma käisin hommikul veel jooksmas, kuigi ma eile rääkisin, et mul on suusatamisest suht on ju valusad. Tegelikult kõik nagu, ma ei tea, mingi käed ja jalad ja asjad on ju mingi hüpekad. Aga tänaseks juba oli palju parem, võib-olla eilne spaatamine siis aitas ka. Ja täna hommikul käisin veel jooksutiirul ka. Nii et nädalale väga hea algus tehtud. Aga nüüd käisime siin rahulikult hommikusöögikesel ja hakkame ära sõitma siis Tartu poole. Käime veel Puhjast läbi. Uuesti ja Tartusse lähme siis Gustavisse, kui sellest Gustavi siis Kugi tehasesse filmima. Nii et ja sealt edasi juba läpakas üles ja juba läpakas üles vaja tööd ka teha tõesti jah. Et mõnsa väike puhkusekene oli, aga täna on juba päris tegus päev ja palju asju vaja tegelikult ära teha veel. Ma arvan, kokku sõjame täna mingi üle 400 kilomeetri maha. Ja kindlasti sõidame vist jah.
jah, ma ei teagi, midagi siukest. Ühesõnaga, tööd on palju, sõitmist on palju, toimetamist on palju, nii et hakkame selle päevaga pihta. Vaatame, mis meil siin on siis. no vaata Berit, tunned ära, mis asi see on? Peugeot. Peugeot on ju? see on Brita koog. See Brita koog. No ongi Peugeot ei ole või? Ai, see on mingi alkoholi ja ei napsukest. Ai. Siin võib jokki jääda lausa ju. Konjakitoru. On. Et seal on hästi Tunda. tugevalt on hakatud sees. Pähklitükid ja siuke mõnus tegelikult. Tule sa ka võtta näpu peale. See on niivõrd äge. Tule võta. No pane. Nii palju ka veel. Ikka tunda. Konjak on ju mõnus. Ei oodan. See on väga hea. Poolel teel tagasi koju. Tiku poisisõike peatus. Mulgipuder maasingi juustuga. Maitseb. Ikka maitseb jah. No nii, olete jõudnud vlogi lõppu jälle. Palju õnne kõigile. Teie vahele ploosimisse eluaegne FitLapi kasutuspakett. Hei. Okei. Lubas. Okei. Vaata meil jah seda. Räägi selle Gustavis käigu kohta, see oli nii lambist seal vahel klipid, et kuidas läks, miks? Ai, super. Hästi läks. Ei, no meil on Gustaviga ja FitLapiga koostöös siis ju 2 koogikest tehtud siin mõni kuu tagasi. Ja me käisime neil seal külas, me seal õiega jutustasime natuke, õie rääkis seal. Ühesõnaga, me tegime tegelikult sotsiaalmeedia jaoks materjali, aga käisimegi siis nii-öelda tehases, vaatasime ringi ja rääkisime, kuidas need koogikesed meil FitLapiga valmivad ja siuke äge ringkäik oli. Okei. Sa küsisid, kui sind üldse ei koti. Kas sa arvasid, et ma suudan öelda ühe lausega, et sa kelle vastata või? Ma jään ju pläkutama kohe, sa ära küsi mu käest midagi. Olgu, aitäh vaatamast. Jälle jäin pläkutama. Kuulge, davai, like, subscribe, kõik jutud, värgid, särgid. Tšau, näeme!